Tervist! Teil läheb vaja täna töövihikut ja töövihikus tehke lahti lehekülg 54. Ja sellelt leheküljelt me lahendame täna mõned arvutusülesanded, mis on seotud nii molaarmassiga, mida me oleme kunagi juba õppinud, ja kui ka molaarruumalaga, mis oli meie viimase 2 tunni teema. Ja palun võtta ette ülesanne 14.13. Ja selles ülesanne on siis järgmine. Mitu grammi tsinki peab reageerima väävelhappega, et eralduks 2,24 kuupdetsimeetrit vesinikugaasi. Ja esimene asi, mis me selles ülesandes peame tegema, on keemilise reaktsiooni kirjapanemine. Siin me näeme, et tsink reageerib väävelhappega. See on üks keemiline reaktsioon, mida me sellel aastal õppisime, ja see keemiline reaktsioon on metall pluss hape tekib sool ja vesinikugaas. Antud juhul on meil tegemist tsingiga, mis hakkab reageerima väävelhappega H2SO4 ja sellisel juhul meie peame siis oskama seda keemilise reaktsiooni võrrandit lahendama. Meie oleme teiega õppinud, et kui metall reageerib happega, siis metall tõrjub happest vesinikku välja ja tekib kõigepealt siis metalli ja happe anioni sool, antud juhul siis tsinksulfaat, ning välja tõrjutud vesinik moodustab siis vesinikugaasi pluss H2. Ja antud juhul meil on vaja teada, millised on anionide ja kationide laengud, et soola molekul valem oleks meil korras. Kui tsink on lihtaine, kui tegemist on lihtainega, siis lihtaine oksidatsiooniaste või laeng on alati 0, vesiniku laeng on alati +1, SO4 ehk sulfaadi laeng on alati 2-. Seda te saate töövihikus viimasel lehel vaadata, seal on nii tsingi kui ka sulfaat-ioonide laengud ette antud tabelis, lahustuvustabelis. Nii, ja tsingi laeng on 2+, mida me näeme siis lahustuvustabelist, sulfaatanioni laeng on 2-, järelikult ühe tsingi pluss laenguid tasakaalustada, läheb vaja ühte sulfaataniooni. Ja vesiniku molekulil, kui vesinik on lihtaine, siis selle oksidatsiooniaste on 0. Kas antud keemilise reaktsiooni võrrand on tasakaalustatud, kas keemilise reaktsiooni märgist vasakul on sama palju elemendi aatomeid kui paremal? Kas on vaja seda tasakaalustada? Vist ei ole vaja. Ei, väga õige, seda ei ole vaja tasakaalustada. Siin aga, miks seda keemilise reaktsiooni võrrandit on meil vaja? Meil on vaja teada, millised ained omavahel reageerivad ja millised on aine hulga suhted. Ja siin me näeme, meil on küsitud, et mitu grammi tsinki peab reageerima väävelhappega, et eralduks 2,24 kuupdetsimeetrit vesinikku. Meil on antud tsingi andmed, meil on küsitud tsingi kohta ja meil on antud vesiniku ruumala, VH2. Ja vesiniku ruumala antud juhul on meil 2,24 kuupdetsimeetrit. Kui te vaatate seda ülesanne kõige viimast osa, seal on kirjutatud selline asi sulgudes NT. Mida see võiks tähendada, kes teab?
mis on see, noh, normaalne pean küll, et Issand, väga õige. Siin on tegemist normaaltingimustega. Et kui vesinik on 2,20, kui vesiniku ruumula on 2,24 kuupdetsimeetrit ja selle gaasi tingimused on normaaltingimused ehk 0 kraadid Celsiust ja 101 325 paskaali on rõhk, et sellisel juhul me võime kasutada molaarruumala konstandit. Nii, aga siin meil on siis kõik antud, et paneme kirja arvutusülesanne. Nii, alustame andmetest, mis meil antud on. Ja andmetest on meil vesiniku ruumala H2 ja see on 2,24 kuupdetsimeetrit. Samuti läheb meil vaja kindlasti, kuna tegemist on ruumalaga, siis läheb vaja molaarruumalat ja see on 22,4 kuupdetsimeetrit ühe mooli aine kohta. Ning kuna meil on vaja teada, mitu grammi tsinki vaja läheb, siis on mõistlik ka kohe panna kirja tsingi metalli molaarmass. Seda me vaatame perioodilisuustabelist ja otsime üles tsingi metall. Ning saame teada, et tsingi aatommass on 65,39, no ümardame ja saame 65 grammi mooli kohta. Ja leida on meil vaja tsingi metalli mass. Siin aga me näeme, et vesinikugaasi aine hulk selles keemilises reaktsioonis on võrdne tsingi metalli aine hulgaga. Ja paneme valemid kirja. Siin on vaja kahte valemit. Kõigepealt siis aine hulk, mis on seotud aine ruumalaga, kus aine hulk on võrdne selle sama aine ruumala jagatud aine molaarruumalaga ja teine valem on aine hulk, mis on massidega seotud, see on aine mass jagatud selle sama aine molaarmassiga. Et siiski tuletan meelde, et me ei saa jagada omavahel vesinikugaasi mass ja tsingi molaarmass. Et see nii mass kui ka molaarmass peavad olema seotud ühe ja sama ainega. Ruumala ja aine hulk näiteks siin valemis peab samuti olema seotud ühe kindla ainega. Nii, kuna me otsime teiega massi, siis massi, aine hulga ja massi seoses tuletame massivalemit. Ja siin me näeme, et mass jääb enda kohale ja siit alt tuleb suur M N-i juurde. Ja massivalem on siis aine hulk korda molaarmass. Paneme kirja lahendus. Nii, meil on siis antud vesinikugaasi ruumala, et meie loogika oleks siis see, et me leiame vesinikugaasi aine hulk. Et kui meil on teada vesinikugaasi aine hulk, siis me jagame seda ühega ja korrutame ühega ning saame kätte tsingi aine hulka. Tasakaalustatud keemilise reaktsiooni võrrandist me näeme, et vesinikugaasi aine hulk on võrdne tsingi metalli aine hulgaga. Ja leiame vesinikugaasi, vabandust, mitte vesi on siin, vaid vesinikugaas. Ja esimese asjana leiame siis vesinikugaasi aine hulk. Ja kuna me teame, et vesinikugaas on gaas ja see gaas on normaaltingimustel, siis me saame kasutada
seda valemit, kus me jagame vesinikugaasi ruumala molaarruumalaga ning saame teada, et vesinikugaasi aine hulk on 2,24 jagatud 22,4, mis on 0,1 mool. Ja kuna vesinikugaasi aine hulk on 0,1 mool, siis ka tasakaalustatud keemilise reaktsiooni võrrandi põhjal me ütleme, et ka tsingi aine hulk peab olema 0,1 mool. Ja siit me oskame nüüd kasutada teiega seda valemit ning leiame tsingi mass. Kus tsingi mass oleks tsingi aine hulk korda tsingi molaarmass, mis on siis 0,1 mool korda 65 grammi mooli kohta. Tsingi molaarmass on 65 grammi mooli kohta. Ja saame 6,5 grammi. Ja see ongi meie vastus. Ülesanne 14.13. Küsimus, mitu grammi tsinki peab reageerima väävelhappega, et eralduks 2,24 kuupdetsimeetrit vesinikku normaaltingimustel. Vastus on 6,5 grammi tsinki. Iseseisvalt lahendate siis järgmine ülesanne, mis on ülesanne 14.14. See on sarnane ülesanne. Raudnaela massiga 28 grammi kuumutati õhus. Mitu kuupdetsimeetrit hapnikku osales reaktsioonis, kui tekkis 0,29 grammi oksiidi, mis on raudoksiid, ferrum 3O4. Et antud juhul siis on tegemist sellise naelaga. Ma joonistan ainult naela otsa. Nael koosneb rauast, metallist. Naela ümber asub õhk, mis koosneb lämmastikugaasist, hapnikugaasist. No põhiliselt on lämmastiku ja hapnikugaas. Natuke CO2 on ka ja muid gaase. Ja kui me nüüd kuumutame seda naela, siis te olete märkanud, et kui metalli kuumutada, siis metalli peale tekivad sellised vikerkaart meenutavad joonised ja need tekivad just sellepärast, et hapnik väga hästi reageerib kuuma rauaga ning sellele rauale tekib peenike rauaoksiidi kiht ehk siis roostekiht. Ja meil on siis küsitud, et kui selle kihi mass, mis on raua naelale tekkinud 0,29 grammi, siis mitu kuupdetsimeetrit õhku siin rauaga reageeris. Esimene asi, mida me siin teeme, paneme kirja ka, et hapnik reageerib rauaga ning see punane kiht on siis raud 3O4. Paneme kirja keemiline reaktsioon, et raud reageerib hapnikugaasiga O2 ja tekib raud 3O4. Nii, ja võt seda keemilise reaktsiooni võrrandit on vaja küll tasakaalustada. Kuidas me seda tasakaalustame? On pakkumisi? Raua ette läheb 3 ja siis O2 ette läheb 2. Väga tubli. Nii, ja meil on öeldud, et raudnael massiga 28 grammi kuumutati õhus. Mõtle, kas need 28 grammi on siin olulised. Mitu kuupdetsimeetrit hapnikku normaaltingimustes osales reaktsioonis, kui tekkis 0,29 grammi rauaoksiidi.
et milline mass meil siin on oluline, kas see 28 grammi või 0,29 grammi. Kas rauamass on meile siin üldse vajalik? Selles keemilises reaktsioonis rauamass ei ole meile üldse oluline. Siin meil on oluline ainult see mass, mis on tekkinud ja tekkinud on meil 0,29 grammi raudoksiidi. See on siis M ferrum 3 O4. Ja see on 0,29 grammi. Ning küsitud on, kui suur hapnikugaasi ruumala selles reaktsioonis osales, kui tekkis sellest rauast nii palju siis raudoksiidi. VO2 on siis meile vaja leida. Rauamass võis olla ka 20 tonni. Aga kui on tekkinud ainult 0,29 grammi raudoksiidi, siis selle naela mass meile ei ole oluline. Meil on oluline ainult see, kui palju sellest suurest naela osast reageeris, kui palju rauda naela osast reageeris hapnikuga, aga see ka meil ei ole oluline, sest me teame, kui palju raudoksiidi tekkis. Nii, paneme andmed kirja, mis meil antud on. Ja antud paneme siis kirja, et on tegemist siis raudoksiidiga, mille mass on vastavalt 0,29 grammi. Kui on tegemist raudoksiidi massiga, siis on vaja meil kindlasti raudoksiidi molaarmassi. Ja raudoksiidi molaarmassi vaatame perioodilisuustabelist. Valem on meil raud 3, hapnik 4. Selle molaarmassi arvutamiseks läheb meil vaja 3 raua aatommassi ja 4 hapniku aatommassi. Palju te kokku saate? 232 pingist äkki. 232. Palju sa ütlesid? Ma ütlesin ka 232. Väga hea. 232 grammi mooli kohta on siis molaarmass. Ja kuna tegemist on hapnikugaasiga, siis läheb kindlasti meil vaja gaasi molaarruumala. Ja see on alati normaaltingimustes, vahet ei ole, mis gaasiga on tegemist. Iga gaasi 1 mooli ruumala on 22,4 liitrit kuupdetsimeetrit. Ja see on siis kuupdetsimeetrit mooli kohta. Ja otsime me siis hapnikugaasi ruumala, VO2. Ja see on meil küsimärk. Ja mõtleme, kuidas me seda leida saaksime, mida meil selleks vaja läheb. Siin me näeme, et rauaoksiidi ja hapniku gaasi ainehulgad on kindlasti erinevad. Hapnikugaasi ainehulk on 2 korda suurem kui raudoksiidi ainehulk. Et meie siis leiame kõigepealt N ferrum 3O4. Siis me jagame seda, siin on nähtamatu 1, me jagame seda 1 ja korrutame 2 ning sellest me saame kätte hapnikugaasi ainehulk. N ferrum 3O4 jagame 1, korrutame 2 ja saame hapnikugaasi ainehulk. Paneme valemid kirja. Siin läheb meil vaja täpselt samasuguseid valemeid nagu ka eelmises ülesandes. Lihtsalt siis massi valemi asemel me otsime siis ruumala teiega. Kus ruumala, jälle molaarruumala läheb siia ainehulga ette, kus ruumala on ainehulk korda molaarruumala.
paneme kirja lahendus. Nii et esimese asjana me siis otsime, kui palju mitu mooli raudoksiidi tekkis. Et N ferrum 3 O4 on siis raua mass jagatud raua molaarmassiga, mis on 0,29 grammi jagatud 232-ga. Kus 0,29 on raua mass ja 232 on raua molaarmass. Ja vastuseks saame 0,00125 mooli. Ja kuna me nüüd teame, et raudoksiidi ainehulk on 0,00125 mooli, see on see, kui palju mitu mooli raudoksiidi tekkis, siis seda numbrit me jagame 1-ga, korrutame 2-ga ja saame kätte hapnikugaasi ainehulk. Ja see on 0,0025 mooli. Ja nüüd, kui me teame hapnikugaasi ainehulka, siis me saame välja arvutada hapniku VO2 ruumala, mis oleks ainehulk hapnikugaasi ainehulk, mis on 0,0025. Ja korrutame seda gaasi, normaaltingimustel oleva gaasi molaarruumalaga, mis on 22,4. Ja vastuseks on 0,056 liitrit, 56 milliliitrit siis. Ja see on 0 kuupdetsimeetrit. Palun vaata iseseisvalt, siis sinule jääb iseseisvalt lahendada ülesanne 14.14 ning vaata üle ülesanne 14.17 ja 14.18, kui aega on. Et 14.14 ja 14.17 vaata kindlasti. Ja järgmisel korral on meil kordamine ja ülejärgmisel korral on kontrolltöö. Palun valmistuge selleks.